Tere ja täna minu Heidi Blumbergi külaliseks on meil siin Laiensi sädenaised Valgast, nii et mul on hea meel tutvustada teile ja tervitada siia podcasti siis Pille Olaskit ja Varje Schmidti Valgast, nii et tere tulemast, ma annan siis Pille sulle sõna, et natuke tutvustada teie tegemisi. Tere ka minu poolt siis kõigile, et me oleme veel siis oma viimase konverentsi lummuses, et teeme veel viimaseid kokkuvõtteid, et ootame pilte ja inimeste tagasisidet, aga viimane nädal on olnud siis sellises veel eufoorias lausa, et kui hästi meil läks ja seame muidugi uusi eesmärke endale. Äkki sa natuke räägid, et kes ei ole kursis, et kui esimest korda kuulab seda videot, et mis konverentsis tegu on, mida te teete ja millega te toimetasite siin siis? Et Valga sädenaised on siis juba 3 aastat korraldanud siin piirilinnas Valgas vaimse tervise konverentsi ja me oleme sihtrühm on siis meil täiskasvanud, aga tegelikult me räägime laste vaimsest tervisest. Ja kui me esimesel aastal ehk siis 22. aastal esimest korda hakkasime sellele mõttele tulime, et kuidas panustada ja mis on meie teema, siis saime aru, et laste vaimne tervis on see, mida me tahame siis nagu endale selgemaks teha ja loomulikult siis kaasates siis kogukonda ja täna on siis niimoodi, et inimesed tulevad meile üle Eesti lausa ja asutuste kaupa. Ja kui esimesel aastal mõtlesime, et teeme seminari umbes 70 inimest, siis esimesel aastal juba tuli 150 ja läksime juba Valga kultuurikeskuse teatrisaali. Et eelmine aasta oli siis ka meil kuskil 200 ringis ja seekord siis oli juba 300 inimest ja siis iga kord me võtame ühe fookuse. Et kui see esimesel aastal oli selline ennetamine, märkamine, siis ja kogemuslood, mis panid siis meid sügavamalt mõtlema enda ja enda lähedaste või siis kogukonnaliikmete peale, siis eelmine aasta oli selline mänguline natukene, kus siis otsisime oma sellist müramismootorit ja esinejad olid ainult mehed, et me tahtsime saada ka mehi oma saali ja saime, aga mitte palju, aga saime tänu sellele, et siis sellel aastal oli meil sõltuvuste teema käsil ja siis süvendatult siis tegelesime sellega. Ja kes teil siis esinejad sel aastal olid ja kuidas see läks siis, oli või osalejaid, palju teil osalejaid oli, kuidas teil läks? No osalejaid oli tõeliselt palju, et kui registreerimine lahti läks, siis see registreerimine oli, 100 inimest oli nagu kohe olemas ja lõpuks registreerinute arv oli ikkagi üle 300 juba. Nii et see läks nagu kulutulena, et 3. konverents tuleb. Ja esinejad olid meil ka kõik oma ala professionaalid, oma ala spetsialistid. Kõigepealt rääkis oma kogemusloo Märt Avandi, kes tuli väga siiralt, avatult ja suhtles inimestega, need inimesed küsisid ja Märt Avandi vastas. Siis rääkis Kaja Heinsalu oma spetsialisti pilguga võttis kõike kokku ja rääkis, kuidas sõltuvustega toimetada. Agnes Kutsar rääkis, kuidas netis turvaline olla. No see oli ka väga selline hoogne ja kõiki kaasa haarav selline ettekanne, nii et üks kohustuslik osa oli see, et inimesed pididki saalis telefonid kätte võtma ja mõtlema selle üle, kaua nad siis seal korraks olid ja väga-väga silmi avardav ettekanne. Pärast lõunasööki räägiti stressisõltuvusest. Janes Nait rääkis väga põhjalikult ja väga mõtlema panevalt, nii et see oli selline jällegi, et kes pole üldse seotud olnud sõltuvuste teemadega, et siis ta sai selle alguse kätte. Siis meie suureks rõõmuks me leidsime Eliis Grigori, kes on ka Lionite ridades, küll noorteklubis, Leoklubis Tartus, aga ta oli kohe nõus tulema rääkima söömishäiretest ja väga
isiklik kogemuslugu, mis pani ikka selle saali nii vaikima ja haud vaikselt istuma, et lõika või noaga seda õhku. Ja lõpuks tuli Kene Vernik, kes võttis uneteema aktiivselt ette. Nii et kõik need esinejad olid oma ala spetsialistid ja moderaatoriks oli Kadi Jaanisoo-Kuld, kes on kõigile tuttav ju Selge pildi saates, väga tugev moderaator, kes siis sidus selle kõik veel ilusaks tervikuks. Ja et selline päris suur konverents ja siis osalejaid tuligi kohale üle 300 või? Ja mahtusid ära? Jah, tõsi, et meil on saal on tegelikult 400 kohta, aga me ise seadsime kuskil 350 piiriks, et oleks ikka inimestel natukenegi hingamisruumi. Ja meil on lihtsalt see väga suur eesmärk, et kuna Lionism on ikkagi heategevusliikumine, siis meie väga kindel eesmärk on see, et see konverents on tasuta, et mitte ainult saada noortega tegelevaid inimesi, kes käivad ikka koolitustel ja toimetavad selles valdkonnas, vaid et ka pereemad, pereisad tuleksid kõik sinna, et keegi ei jääks sellepärast ukse taha, et ei saaks osta kas piletit või mingi selline takistus oleks. Aga eks me leidsime lahendusi, sest konverents oli tasuta, toitlustus oli tasuta, aga me leidsime lahendusi, kuidas seda kõike ikkagi ka katta. Ja kui teised klubid siin kuulavad, kuidas te siis nagu sellega hakkama saite, tasuta toitlustus, tasuta konverents? Miks see saladus on, kui keegi nüüd mõtleb, et tahaks ka näiteks siin kuskil Põhja-Eestis midagi sellist korraldada või Ida-Virumaal, võib-olla mingeid häid nippe anda? Ja näiteks, kuidas seda siis ette võtta, et meie enda Valga vald nagu aitab, meie seljatagune on see, et meie selja taga on praegu need naised, kes öösiti õhtu hilja teevad siis näiteks süüteroose munakarpidest, siis oleme kõikidel Valga valla laatadel väljas oma õnneloosiga, erinevate telkidega siis väljas, siis mis me ise panustame, nagu see on hästi suur asi. Ja mida me teeme ka see, et me saime just 4-aastaseks, meil oli 4 aasta sünnipäev, et meie klubil oli 4 aasta sünnipäev, et me oleme selle 4 aastaga ennast teinud vallas nagu nähtavaks, et enamgi meid vaadataksegi nagu sädeliikmeid, ja toetatakse ja nendel kõikidel üritustel me saame ka seda infot nagu jagada ja oleme ka projekte kirjutanud selle heaks ja meie selja taga on siis ka logod. See tähendab seda, et seekord oli peaaegu pool valda kokku aetud, ehk siis me kirjutasime meeletul hulgal sponsorkirju ja palusime abi loomulikult ja seda tuli päris hästi, et isegi niimoodi, et kelle käest me ei küsinud, et lõpus oli juba, et nad ise pakkusid, et üks osa on siis sellest kindlasti see, et kuidas me seda raha siis nagu saame ja loomulikult kõik terve aasta me oleme siis laatadel väljas ja korjame siis vähekese haaval ja kõik ühe eesmärgi nimel. Ja näiteks jah, kingikotid näiteks oleme ka samamoodi saanud, et sponsorite abiga ja mida me siis ise oleme nokitsenud, et näiteks kus meil oli Mihkli laadal, Valga Mihkli laadal oli, siis olime oma väljapaneku, kus iga naine, siis meie lõvinaine tõi siis välja, kes tõi küttepuud, pani müüki, kes siis kõrvitsad, sibulad, siis moosid, kurgid, kõik asjad läksid müüki ja meil oli enneolematu nagu õnneloos. Ja see oli nii lahe nägi välja ka, et selles mõttes inimesed tulid ja pildistasid, mis oli ka üks meie eesmärkidest. Seal me jagasime ka konverentsi infot ja kutsusime neid juba sinna. Ja võib-olla selle rahaline ja koostööprojektide selline iva või abi on ka selles, et kuna me oleme siin väike linnakene, väike koht, piirilinn, siis me oleme püüdnud ka oma tegevustega terve aasta jooksul teha nii, et me käimegi erinevates ettevõtetes ka külas ja niimoodi me ka ju näitame meie ettevõtteid, näitame, mida meie aktiivsed
naised ja mehed siin, millega nad tegelevad ja lõpuks, kui me niimoodi koostöiselt toimetame, siis on ju väga kasu mõlemapoolne. Need kõik ootavad meid külla, ma loodan. Ja meie klubi ei ole väga suur, aga väga tegus selle eest. Ja me oleme nagu moodustanud enda seast, tähendab, meid ei ole moodustanud, nad on ise tekkinud nagu selle 4 aasta jooksul meeskonnad. Meil on nagu konverentsimeeskond, loosimeeskond, pannkoogimeeskond, glögimeeskond ja niimoodi me siis hoiame oma energiat ka. Et muidugi kõik aitavad kõike, aga siis on nagu spetsiaalselt inimesed, kes siis millega tegelevad. Et me oleme teinud nagu tööjaotuse. Väga suur rõõm kuulda, et te olete nii noored alles meil siin 4-aastased ja nii palju juba jõudnud saata. Ma omalt poolt vist nägin eelmisel aastal ka, et teid ju tunnustati ka tegelikult kohalikul tasandil ka ju, eks ole, et äkki räägite sellest poolest ka? Jah, mina olin eelmine aasta klubi president ja siis oli tõesti suur rõõm, kui meile tuli ka kutse. Valgamaa arenguagentuur on ka üks meie väga hea koostööpartner, et me alati teeme koostööd ja vaatame, kus need murekohad on. Ja nemad kuulutasid siis välja sellise auhinna nagu tervisetegu, aasta tegu 2023 ja selle me siis saimegi just eelmise konverentsi eest. Ja meil on selle üle nagu äärmiselt hea meel, sellepärast, et meie eesmärk oli tõesti ka veel need mehed, isad, vanaisad saada rohkem välja, et kuidagi eriti südamelähedane oli see konverents ka. Ja sellest eelneval konverentsi eest saime siis Valga valla aasta tegu, nii et me oleme nagu mitmeid kordi pärjatud erinevate auhindadega, et see näitab seda, et meil on nagu kohalikud on meie selja taga. Ja nad tunnustavad seda ja meie siis, kui me isegi vahest mõtleme, et kas me jaksame järgmist ja mis see järgmine teema on, siis iga konverentsi lõppedes inimesed tulevad meie juurde ja me mõtleme, et no kes teeb veel, kui ise ei tee. Loomulikult ikka teeme, võtame ennast kokku ja teeme. See on tõesti väga mul teatud külmavärinad peale, kui ma seda juttu kuulan, sest see on nii äge. Kui palju, sa mainisid, et teil on vähe inimesi klubis, kui palju teil liikmeid praegu on? Meil on praegu 15 liiget. Ja kui keegi kuuleb siin Valgas, et tahaks ka tulla, äkki sa natuke räägid siis, et kuidas teiega ühendust võib saada, kas te võtate uusi liikmeid? Ja ikka võtame uusi liikmeid vastu, sellepärast, et meid oli päris algselt oli 4 aastat tagasi 35, et kõik ärksamad naised tulid kohale, aga see juhtus olema enne koroonat ja siis selline vaik elu, kus ei saanud nagu isiklikult kohtuda, et see nagu tegi meie ridasid hõredamaks, et me ei saanud klubiõhtusid otseselt teha, et läbi veebi pole see, mis päriselt ja hiljem on ka elumuutuste tõttu on inimesi nagu teistesse kohtadesse, näiteks Tallinnasse ära läinud. Ja nüüd me oleme siis 15 inimest, et loomulikult me võtame nüüd selle aasta eesmärgiks liikmeid juurde saada ja ma arvan, et see konverents oli viimane, mis kindlasti toob meile juurde. Eelmine tõi 3 inimest juurde, kes vahetusid inimesed, et me huviga ootame ja vaatame, kes juba ise osa võtavad ja meil on endal ka mingisugused nimed, kellele siis pakkumisi teha. Et aga ma väga 35 on Valga kohta nagu isegi palju inimesi, et selles mõttes, et kollektiivid ja eriti naiskollektiivid, et see ei ole kerge, et pigem selline äkki mingi 25 oleks selline Valga number, et saaks kogu aeg koos väljas käia, iga kuu klubiõhtut teha, pluss ühiseid eesmärke. Et me oleme väga tugevalt oma eesmärkidega alustanud ja isegi need, kes ei saanud kohal käia, need tundsid nagu süümepiinu.
ja andsid ise alla mõnikord sellepärast just, et nad tundsid, et me teeme liiga palju, et nad ei saa panustada sellisel moel, et tahtsid kaasatud olla. Aga me tahame ikka öelda, et seda tegelikult ei tohiks seda Ja tunda. ei tohiks tunda, aga nad tunnevad millegi pärast. Sest me teame ju kõik, kes me Lionid oleme, et ilma perekondadeta ei tee me midagi. Perekonnad on meie taga, perekonnad on kohe kaasatud, ükskõik kas see on naisklubi või segaklubi, perekonnad on kohe kaasatud heategevuslikesse projektidesse. Ja vahepeal ongi igas perekonnas, et kas on kiirem aeg või raskem aeg. Ja iga kord ei saa alati. Aga ma tahtsin veel korraks öelda selle esimese 35 naise kohta, et need 35 naist, kes esimese kord tegelikult kohe kogunesid, on meil siin selle märgi peal ikkagi olemas, sest see meie märk, see säde, siin on 35 säde, me pole neid kaotanud. Et nad ei ole neid kaotanud, nii et ka üks näiteks läks ära, aga tuli juba tagasi, nii et kunagi ei tea, mis aastal need kiired kõik siia uuesti tagasi tulevad. Just täpselt, et ma ise samamoodi olen pea 16 aastat olnud Lion ja on olnud aega, kus ma olen täiesti kõrval olnud, sest väiksed lapsed on olnud, on ju. Nii et aga ikka käid vahepeal üritustel ja vaatad, kus sa saad, aga see on väga erinev inimeste eluetappid on niivõrd erinevad, et kui teised ka kuulavad siin praegu ja mõtlevad, et tahaksin väga nüüd Valga sädeklubiga liituda, siis pigem nagu ikkagi tulla ja teil on ju toredad klubiõhtud, kus saab ka tulla ainult proovima, eks ole? Muidugi. Ja teid, kus kohast teid paremini leida saab, kas teil on Facebooki leht, Instagram, kus kodulehekülg, kus kohast, kui keegi tahaks natuke rohkem selle kohta uurida, mis te teete? Meil on kodulehekülg on siis üldse Valga Säde Facebooki leht, kus me oleme siis väga aktiivselt ja Instagram on alles tegemisel. Mõtlesime, et jõuame enne konverentsi, aga ei jõudnud ja TikTokini me jõuame ka ühel päeval, aga praegu veel ei ole jõudnud, aga meil on mõtted olemas. Ideid on palju, kui me lihtsalt läheme järjest nendega. Väga hea. Alati ma olen podcasti külaliselt küsinud ühte küsimust, seepärast, et see mootor sul sees käib, on ju, selleks on sul vaja väga sellist miksi, et miks sa seda teed, miks sa oled Lion. Ma küsin alguses sinult, Pille, et miks sa oled Lion? Ma arvan, ma tean, et kui see pakkumine tehti, siis ma olin otse kohe nõus, 5 minuti jooksul olin nõus sellepärast, et mul on alati meeldinud selline heategevused ja erinevad sellised abistamised, aga ma tegin seda kaugele hoopis minu töö tõttu, et ma olen globaliseeruv maailma õpetaja ja siis selline projektijuht, et olin nagu selline nagu Aafrika poole või sinnapoole kaldu ja siis ma mõtlesin loomulikult siin kohe ja Valgas ja kui sa näed midagi, et sa saad muuta, siis samm-sammult saab ju teha seda maailma paremaks, mis su ümber on. Et see on see, mis kohe nagu ja siis, kui oli raskemaid aegu, et kui alguses ei teadnud täpselt, kuhu me nagu, mis organisatsioon see on ja kuidas see täpselt kõik käib, siis mina sisemiselt kogu aeg mõtlesin, mina alla ei anna. Et see ei ole see, et ikkagi tahaks muuta ja kui su kõrval ja selja taga on sellised naised, ja Eesti piirkonna inimesed, et see on nii ja veel kaugemal ka, et kuuled, et neid on nii palju olemas, et siis no see on ju suurepärane, et sa saad muuta, isegi pisikeste sammudega saab midagi muuta. Aitäh sulle. Varja, ma annan sulle ka sõna, et miks sina oled siis ja mis on see sinu miks? No minu miks on ka ikka see, et ma olen ka kuidagi harjumuslikult tunnen, et ma olen kogu aeg ikkagi osa ühiskonnast, aga ühiskonnas olemine ei ole lihtsalt see, et ma lihtsalt olen, et ma püüan ka seda võib-olla alateadlikkust jälge jätta, et ma ikkagi olen siin millegi pärast ja mul peaks olema ikkagi mingisugunegi väljund või missioon. Ja kuna ma olin ka olnud just mõne aasta lapsega kodus ja kui mul see pakkumine postkasti tuli, nii et aitäh meie praegune kuberner Ülle, siis kirjutas, et eriline inimene, et kutse just sulle meile kõigile, siis ma mõtlesin, no nüüd on see aeg, kui ma uuesti välja tulen ja
ja hakkan aktiivselt ühiskonnaelus jälle tegelema. Et see, kui sa saad ise õpid kogu aeg ja sul on mingisugusedki oskused või mingisugusedki võimalused midagi teha ja sa ei kasuta neid, siis on nüüd tegelikult kurb. Ja Lionsi märgi all on seda väga turvaline ja kindel teha, sellepärast et ta on heategevusklubi, ta on ülemaailmne, ta on puhas ja vankumatu, et selle all on nagu lihtsalt võimalik suuremat, et seda head teha. Ja loomulikult ka oma kogukond, see on ka väga tähtis minu jaoks. Kolka patrioot, nagu ma olen eluaeg. Ja, aga võib-olla siis lõpusõnaks midagi, et mida te tunnete, et tahaksite veel nagu siin podcastis maha hõigata, võib-olla mõni üritus või kuidas saavad kuulajad toetada või võib-olla kas või tulla teie lehe jälgijaks, midagi sellist, et võib-olla ma annan siis sõna sulle, Pille, siin lõpusõnadeks. Me oleme praegu sellises, nagu ma juba alguses ütlesin, sellises lummuses veel, et meil on peas tohutult mõtteid, et mida me tahaksime teha ja mis on meie järgmised sammud, et mitte ainult konverents, meil on olnud ka siin projekte, mida me oleme tahtnud ka oma kogukonnale teha, aga me pole veel jaksanud sellega, lihtsalt ajaressurss ja muidugi ka raharessurss on seal, et mida pole jõudnud veel teha ja meil on ikka igasuguseid mõtteid, mida me ei saa veel teile öelda, sest et me alles nagu seda soojendame veel ja vaatame, millal välja tuleme sellega, et Väga põnev, me oleme väga ootuses siis, et kui järgmine aasta äkki on mingi hea idee, tulete jälle mulle siia rääkima ja natukene tuleb mõtteid juurde. Aga Varje, kas sina tahad ka midagi lõpusõnadeks öelda? No selleks, et meiega kokku saada, siis tuleb ikka Valka tulla. Tuleb ikka siia tulla, vaadata, mida kohalikud pakuvad siin meil ja meiegi oma jõulu võib-olla väikese reisiga läheme meie kohaliku jõulumaale, vaatame, kuidas on siin loodud ja võib-olla viimastel kokkusaamistel, Lionsite kokkusaamisel on kõlama jäänud ikka see küsimus, et aga kuidas te leidsite selle oma niši või et kuidas te leidsite just, et te võtate selle vaimse tervise niimoodi ajada, et võib-olla see väike, mis meid aitas, oli see, et Töötukassa inimesed tegid meile ühe väga laheda koolituse ja nad võtsid meie seest lihtsalt selle teema välja, et me täname siiamaani Jana Purtovit, kes tegelikult alustas meis selle idee leidmist, et mida me tahame toetada, mis on see meie heategevuse osa ja sealt hakkasidki kõik need konverentsid hargnema ja kõik nii edasi, et võib-olla keegi väljastpoolt just mõne hea koolitusega suudab selle klubi niimoodi kuidagi rohkem toimima panna veel. Just, et igaüks leiab selle miksi, et selle nii-öelda driveri, mille pärast nagu siis võtta seda aega oma eraelu ja tööelu kõrvalt, sest tegelikult see ongi enda valik, kui palju sinna panustada ja kui palju see võimalik on, et eks ole nii. Aga suur tänu teile täna tulemast ja ma arvan, et see on väga inspireeriv podcast, et kõik, kes meid kuulavad, tulge ka YouTube'i kanalile ja kommenteerige siin või Facebookis, tulge kommenteerige seda tagasisidet siia podcastile, et ma arvan, et ka Sädenaised loevad neid kommentaare, ma arvan, et neid tuleb ka hulgimalt. Nii et suur tänu teile, et te tulite ja jagasite seda edulugu ja palju õnne eduka konverentsi korralduse puhul, et eks ma siis hoian silma ise ka peale, et mis edasi on tulemas ja kutsun võib-olla uuel aastal uuesti rääkima. Aitäh, sädelemiseni.